Tere aiandushuvilised! Siin Horticumi YouTube'i kanalil räägime me erinevatel aiandusteemadel. Ja kui sa oled ka juba hakanud meie videoid vaatama ja need meeldivad sulle ja need on sulle kasulikud, siis tea, et me kindlasti ootame sind ka selle kanali tellijaks. Kõige parem aeg marjapõõsaste hoolduslõikuseks on see aeg, kui just olema saagi ära korjanud. Ja ka mina just korjasin oma mustsõstrapõõsa tühjaks ja marjad on nüüd moosiks ja mahlaks tehtud. Ja nüüd mul on hea ülevaade, kuidas need oksad siin põõsal ka paiknevad. Ja kuna mustsõster praegu augustis tegelikult valmistab ette ennast järgmiseks saagiaastaks, siis praegu ongi kõige kavalam aeg need üleliigsed oksad välja lõigata, sest siis suunab taim oma energia nendele okstele, mis tal alles jäävad ja sealt ka siis on põhjust saaki oodata. Marjapõõsaste puhul kõigepealt tuleks välja lõigata siis need oksad, mis on siia allapoole kaardus ja isegi saagi raskuse all vastu maad kaardunud, et need tuleks siis välja võtta. Selleks, et need marjad siis ka, need oleks hea korjata, põõsa ümbrust oleks hea hooldada ja et need marjad siis ei saaks ka mingil põhjusel näiteks poriseks. Siis teised oksad, mis tuleks välja lõigata, on vanad oksad, mis võivad olla isegi täiesti sammaldunud ja mustsõstra puhul eriti. Kõige paremat saaki annavad oksad, mis on seal 2- või 4-aastased. Juba vanemad oksad tegelikult võivad olla juba üsna kehva ilmega ja koor võib olla isegi natukene juba lahti, et need tuleks välja lõigata. Ja siis sellised oksad, mis on teineteisega risti, sest kui nad tuule mõjul ka hakkavad üksteise vastu hõõruma, siis nad võivad teineteisele viga teha ja sealt võivad ka mingisugused haigused alguse saada. Ja kui me olemegi niimoodi eemaldanud need oksad, mis enam siia põõsasse ei sobi, siis mustsõstra puhul, sellise täiskasvanud põõsa puhul, nagu minul siin praegu on, võiks alles jääda 8–12 oksa. Ja ma kasutan selleks Felco töövahendeid. Et mul on siin ühed aiakäärid, need on Felco 2 käärid, neid ma olen sel suvel väga palju saanud proovida. Ja üldsegi, mis Felco puhul on minu jaoks väga pluss olnud, et ma olen ikka päris palju kääre läbi töötanud, on see, et nemad on üleni metallist, et siin ei ole liigseid plastikust osi, mis võivad siis töö käigus lihtsalt ära murduda. Ja need käsivarred kõik siin, mis on alumiiniumist ja terad on siis terasest. Ja siin on, mis mul veel käes on Felco oksakäärid, et nendega ma lõikan siis jämedamaid oksi. Et saan siis ühest tükis selle välja võtta. Aga muidugi, kes soovib, võib ka jämedamate okste puhul näiteks oksasaagi kasutada. Aga hakkame siis pihta. Et ma kõigepealt lõikan siis välja need oksad, mis on vastu maad lamandunud ja siis risti oksad ja võib-olla, kui läheb hästi, siis video lõpuks on võib-olla isegi selle põõsa võra ja keskkoht juba näha. Aga vaatame, et mul tuleb nüüd päris palju sellist sahmerdamist ja sahistamist siin. On kindlasti ka 2 asja, mida marjapõõsa hoolduslõikuse juures teha ei tohiks. Üks on see, et kui me lõikame oksa välja kogu täies pikkuses, mulla piirid nagu tegema peaks, siis me ei jäta kändu. Sellepärast, et kui see hakkab seal lagunema, siis see on ka tegelikult potentsiaalne koht, kus võivad uued taimehaigused alguse saada. Ja teine asi, mida kunagi teha ei tohiks, sest see rikub kogu meie töö tulemuse hiljem ära, on see, et me ei kärbi noorte kasvude latvu. Sellepärast, et kui ma praegu siit lõikaksin, siis järgmine aasta saab põõsast täiesti valesti aru ja ta hakkab kasvama selliselt, et see latv hakkab siin hargnema. Ja siis meil tuleb hästi tihe põõsas ja valgus ei pääse siia okstele ligi, nii ja sel juhul võib ka igasuguse saagilootuse täiesti ära unustada. Et need on siis 2 asja, mida mitte kindlasti teha. Ja nagu ma ütlesin, siis oksad eemaldatakse täies pikkuses ja mullapiirilt. Mõnikord on niimoodi, et ei pääse hästi ligi kohe siia keskele, eriti kui on natuke selline vanem põõsas. Siis võib teha lõike ka 2 osas, et algusel lõikan pool oksa ära ja siis hiljem saan teha täpsema lõike juba mullapiirilt. Nii, ma hakkan siis pihta. Et minul on see niimoodi ka, et mul on siin hakkemultsi natukene pandud hakkepuitu, et selle ma võtan praegu käega eemale ja pärast siis lükkan tagasi. Eks see marjapõõsaste lõikamine on natukene selline suurem töö. Ja vahel ka võid sa minna täiesti rahulikult põõsast eemale ja vaadata, kuidas ta kaugemalt ka välja näeb. Nii,
siin on mul jällegi üks vanem oks ja tema kasvusuund on ka natukene selline maad ligi. Nad on päris jäme ja siin ma tegelikult näen ka, et teised oksad on vastu seda oksa hõõrdunud ja ma pole varem märganud. Nii et siin on juba näha ka, et põõsas ise on proovinud ennast ravida ja siis neid ära hõõrutud kohti kinni kasvatada. Nii et parim, mis mina tegelikult praegu teha saan, ongi see, et võtta ta täies ulatuses välja ja teha sellega ruumi selleks, et uued võrsed saaksid taas kasvama hakata. Ja ikka ma võtan siit natukene seda hakkepuitu ära, millega ma olen siin multsinud ja proovin selle tera siis paika saada. Aga kuna tema on omal initsiatiivil lausa 3 hargnenud, et mul oleks lihtsam teha, siis ma aiakääridega lõikan algusel ta väiksemaks, et ma siis lõikan selle suure uksa välja mitmes etapis. Lihtsalt, et mul oleks lihtsam sinna mullaveerile ligi pääseda. Nii, ja nüüd ma võtan oksakäärid ja proovin selle tera siia kuidagi ilusti paika saada. Ja esimese korraga sain ilusa puhta lõike. Nii, nüüd vaatan natukene eemalt, kas on mõni veel, mida välja jätta. Sellest aastast on näha, et põõsas ise on kasvatanud juba 2 uut võrset, milles siis 2 aasta pärast saavad juba ilusad suured viljakandvad oksad. Aga neile ruumi teha, siis ma võtan siit mõne vanema oksa veel välja. Ja nüüd, kui ma selle ühe oksa eest ära lõikasin, pääsen ma sellele ka paremini juba ligi. Hopsti. Telko oksakäärid on hästi head teravad, nii et kui selle tera juba paika saab ja natukene jõudu ka on, siis tegelikult ta läheb päris ilusti läbi selle oksa. Nii, ja praegu mul on vanu oksi siin 2, 4, 6, 8, 9. Ma vaatan natukene veel, et kas mõni oks on selline, mis on natukene liiga maad ligi. Olgugi, et see mustsõstra põõsas on mul istutatud istutusalasse ja ma seda põõsa ümbrust eraldi hooldama ei pea, kuna see on multsitud. Siiski mulle ei meeldi, kui viljadega oksad raskuse ajal langevad vastu maad ja lähevad vihmaga natukene poriseks. Nii et siitpoolt vaadates mulle tundub, et ma võin siit servast veel mõne oksa maha võtta. Ja see tuleb ka põõsa üldmuljale ainult kasuks. Nii selleks ma liikusin jälle põõsa teisele küljele tagasi, et siit paremini ligi pääseda. Kui mul algusel polnudki plaanis seda oksa välja lõigata, aga olles nüüd eemaldanud need teised vanad oksad, siis see tundub ainus mõistlik valik. Nii et ma lähen selle kallale nüüd. Ja nagu ikka, siis proovin lihtsalt vaadata, et ka sel juhul on mõistlik mitmes osas lõigata. Et kui ma seda ühte suurt oksa hakkaksin ühe korraga siit välja terima, siis ma võin nendele alles jäetavatele okstele natuke viga teha. Ja seda ma ju ei taha. Nii. Et ma lõikan ta natukene pealt väiksemaks. Ja siin mul on ka üks olukord, kus üks natuke noorem oks hõõrub selle vanema oksa vastu. Et kui ma nüüd selle vanema oksa siit selle välja lõikan täies pikkuses, siis sellel oksal jääb kaunisti ilusti ruumi ümber tema ja ta ei hõõru enam. Mistõttu ka on mul põhjust loota, et järgmine aasta ma saan siit ilusaid marju. Nii. Proovin siis paika saada. Hopsti, päris hästi. On head teravad käärid, head tööriistad, siis ei ole ükski töö liiga raske. Nii, nüüd ka. Ja nüüd tundub veel tegelikult see oks ka natukene selline liiga eemale ulatuv kogu sellest põõsast, nii et olgugi mul algusel ei olnud plaanis seda oksa välja võtta, siis hetkel tundub see ainumõistlik otsus. Nii, natukene võtan siit multsi eemale. Hopsti, läheb. Nii, ja siis ma teen ühe paranduslõikuse ka, millele ma algusel arvasin, et ma sain päris hästi juba maad ligi selle oksa välja lõigatud, aga nüüd ma pääsen veel paremini ligi. Nii et ma teen siit ühe nõksu veel. Nii, hopsti, väga hea.
parandan siit ka veel natukene, et mida madalamalt saab need kännud niimoodi lõigata, et nad ei olekski enam kännud, seda parem tegelikult selle põõsa tervisele. Aga siis muidugi teha seda ka nii, et alles jäävaid oksi kuidagi ei vigastaks. Nii. Ma vaatan, kas siin on ka veel mingi selline hõõrumine äkki või ei ole hullu. Siin on 1 ja 2 oksa veel, mida ma võib-olla lõikaks välja, kui ma tahaksin teha tugevamat noorenduslõikust. Aga kuna see on minu koduaed, siis ma jätan selle endale meelde ja need 2 vanemat oksa lõikan ma välja alles järgmisel aastal. Ja selleks ajaks on ka juba uued noored põrsed asemele tulnud. Ehk siis ma tegelikult saan jätkuvalt igal aastal ka saaki, et ei teki saagispausi. Nii. Ja selliselt jäävadki alles just püstise kasvulaadiga oksad, mis siis ei vaju ka saagi raskuse all longu vastu maad ja valgus pääseb nüüd igatpidi siia ligi. Nii et ka marjad saavad siis ilusamini küpseda ja kui on sadu või tugevat udu ja kastet, siis nad kuivavad ilusti ära. Aga kuna ma ütlesin ka, et praegu augustis on see aeg, kus marjapõõsad valmistavad ette tegelikult järgmist saaki ja valmistavad pungasi ette, siis kindlasti peale hoolduslõikust on paslik mõelda ka sügisväetamise peale. Ja sügisväetamisest ma rääkisin lähemalt ühes varasemas videos, et võib selle järgi vaadata. Aga põhimõtteliselt ka mustsustarde jaoks sobib hästi selline sügisväetis, mis on koduaia üldine. Ja tema mõte on siis selles, et ta sisaldab vähe lämmastikku, aga just fosforit ja kaaliumit, mis aitab siis ka selle aasta kasvul ilusasti puituda ja sellega see parandab ka siis selle põõsa talvekindlust. Mina võtan nüüd oma tööriistad ja lähen vaatan ka teised sõstrapõõsad üle, aga sina tead, kõik need vahendid on saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Ja soovin sulle, nagu ikka, väga toredat aiandamist.